Tere kallid kaasteelised, täna siis kuulsin ühest kanalist, et seltsimehed tahavad Euroopas kehtestada absoluutset kontrolli, mis on tegelikult puhas lollus ja aluseks tuleb kirjakoht teisest ajaraamatust, esimeses peatükis salmid 6-9. Ja Salomon ohverdas seal issanda ees koguduse tegi vaskaltaril. Ta ohverdas selle peal 1000 põletusohvrit ja sel samal ööl ilmutas Jumal ennast Salomonile. Ütles talle, palu, mida ma sulle andma peaksin. Salomon vastas Jumalale, sa oled Taavetile, mu isale suurt heldust osutanud ja oled minu ema asemele kuningaks tõstnud. Nüüd issand Jumal, saagu tõeks su sõna mu isale, sest sa oled mu kuningaks tõstnud rahvale, keda nõnda palju nagu põrmu maa peal. Aamen. Järgmises salmis palub Salomon endale tarkust. Aga seltsimeestel Euroopa Liidus ja kuskil Itaalias pole seda üldse antud Jumala poolt tõenäoliselt. Sellepärast palutakse kehtestada esiteks näiteks konditsioneeride piirangud külmas või soojas kliimas, kus on 40 kraadi sooja. Siis kavatsetakse kehtestada küttepiirangud nulliga. Siis kavatsetakse kehtestada temperatuur, millesse üle ei tohi oma asju tõsta ja kütta. Ja tõenäoliselt tulevad ka tänavale politseinikud ja tüübid, kes siis neid naeruväärseid käskusid täitma hakkavad. Lisaks sellele kehtestatakse gaasipiirang. Sellepärast, et seltsimehed väidavad, kui rassiväin on kinni, siis ühesõnaga seda kütet ei saa. Lisaks kavatsetakse kõik saata kaugtööle, sõltumata riigiametnikest, sest kõik inimesed 100%, ühesõnaga kogu ühiskond panna lockdowni ja kõik teadlikult pankrotti ajada. Praegu nüüd tõenäoliselt ka nagu COVID ajal oli, kehtestatakse mingil ajal tõenäoliselt trahvid, millega siis inimesi piinatakse, kägistatakse ettevõtlus lõpuks ja ellu jäävad siis mõned üksikud kohad. Nüüd mõtleme loogiliselt. Euroopa majandus on täielikult läbakil, sellega tegelikult hävitatakse majandus. Hakkavad kindlasti massilised surmad, trahvid, inimesi võidakse näiteks tänavale tõsta sellest, kui nad selle nii-öelda küttenormi ületavad. Kindlasti tohutu pankrot ja töötus, nälg ja on päris kindel, et Itaalia ja Lõuna-Euroopa temperamendiga inimesed tulevad lõpuks tänavale. Tegemist on Euroopa Liidu ja globalismi puhta agooniaga, kus siis tõenäoliselt tahetakse siis luua absoluutne kontrolliühiskond. Kuulasin siis ühte videot siin, kus seltsimehed Turkmenistanis oli korraldanud siis endal aastal 1984 Orwellilikku maailma, kus iga sammu eest võeti sõna otseses mõttes oksa tõmmata, kus iga liigutuse eest näiteks, kui te pildistasite vales kohas, võidakse panna teid vangi, psühholoogiliselt terroriseerida ja maalt välja saata. See on tegelikult autistliku agenda puhas unistus. Paistab, et need, kes selle taga on, ei ole kindlasti psüühiliselt terved inimesed ja need on siis kellelegi relvakaupmeestele lihtsalt kasulikud tankistid. Sellepärast, et on tõenäoline, et keegi teenib selle sõja pealt, on tõenäoline pankroti läinud firmad, keegi ostab ära salajas või miski pidi, sest mille pärast siis seltsimeestel tõusis seal varandus $400 miljardit, just peale COVIDit oli maailmas jällegi miljardäride varandus tõusnud. Nii et lisaks maksupõrgule, mis siin meie oblastis on korraldatud, on ootamas meid tõenäoliselt, kui mingisugust mässu ei tule ega mitte midagi muud ei tule, täielik põrgu. Te vist uksest ka välja. Mine huvitav, kuidas hakatakse loomi välja laskma. Kas neile kehtestatakse ka mingi piirang? Kuule, ma ei kujuta ette, kui kassile mingi piirang kehtestada näiteks. See läheb absurdiks, uskuge mind, sest siin kohalikud seltsimehed, kui see asi seal Itaalias peaks läbi minema, kehtestavad täieliku absurdi siia. Hakatakse kassi peremehele näiteks trahvi tegema selle eest, et ta looma liiga kaua väljas hoiab. Kehtestatakse liikumispiirangud, mida me isegi kujuta ette. Soovitan kindlasti osta bensiinigeneraatorid, sest seltsimehed hakkavad totruseni piirama kõike ja kindlasti soovitan pigem kuskil soetada koht, kus siis on võimalik ahju kütta ja hoida häid suhteid nende sugulastega, kellel on ahjuküte, sellepärast, et ühel hetkel võib keset talve tulla selline asi, et gaasiküte või elektri või mingi muu asi lülitatakse lihtsalt välja. Kui nüüd tahad näiteks ka see asi, et elektrit hakatakse kontrollima, siis ma soovitan, nagu see daam ütles, kindlasti varuda hunnikute viisi küünlaid.
varuda küünlad ja säilitada kindlasti terve mõistus, sellepärast, et ega jumal omasid hätta ei jäta. Ja kindlasti soovitan ka toidutagavarasid soetada, konserve ja asju, sellepärast, et tõenäoliselt tulevad ka sellega kaasnevad liikumispiirangud. Sellepärast, et antud daam siiski mainis seda, et ka enne Covidit oli see sealt alguse saanud inimesed. Igasuguseid haigeid asju on võimalik hirmuga läbi viia. Meedias on võimalik ajada sellist juttu, et hoidke 2 käega pead kinni. No mida siis võiks näiteks ajada, et kõik ahjud köötakse üle. Nii, kõik ahjusid köötakse üle, tuuakse esile uudised, võltsitakse näiteks mingi ahjupõleng või mingisugune keskkütterike, et näete, see oli ülekütmine, kuigi seda tegelikult ei olnud, võltsitakse andmeid selle kohta. Ma näiteks tean seda, et mõned Covidi ajal maksti päris kõrge positsiooniga haiglas 200 €, et kellegi surm kirjutada Covidi nimele. Samamoodi tõenäoliselt ka tehakse siin seda. Ma olen selles täiesti kindel ja ma olen selles muide absoluutselt veendunud. Kindlasti tulevad kontrollid, asjad ja tõenäoliselt võidakse mingid vaktsiiniterrorid kasutada. Näiteks valetatakse, et väljas hingatakse mingid viirus sisse. Hüsteerikud hakkavad kohe karjuma, et miks te jalutate väljas, te levitate meile haigust näiteks, te ütlete, et seda kõik ei juhtu. See juhtub, arvetades inimese patoloogiate piiramatut hulka. Arvestades seda, et enamikku inimesi on võimalik lollitada lihtsalt ja mõnitada, mida iganes neile rääkida, et Aktuaalne Kaamera rääkis ja siis nii on. Ega nendel puudub ju kriitiline mõtlemine. See pole seda kunagi olnudki tegelikult. Kriitiline mõtlemine üldjuhul siiski sünnib kaasa. Kui jumal andnud ei ole, ega ma inimest hukka mõistaga otseselt ei saa. Väga julmalt öeldes see, kes sellega kaasa läheb, on määratud hukkumisele. Ja lihtsalt kogu see pakett, mida ma kirjeldasin, on tegelikult otseselt varjatud genotsiid. Sellega saab jälle hunniku inimesi kasti saata. Sellega tekitatakse viha, näiteks kui inimene läheb ütleme tänavale, et ta väljas jalutamisega levitab haigust, näiteks selline idee võidakse välja levitada, siis mingid hüsteerikud võivad talle kallale tulla lihtsalt sellepärast, et nad usuvad peavoolumeediat. Ütlete, et seda juhtub. See on täiesti võimalik, et see juhtub. Sellepärast, et inimeste psüühika on nii Covid ja majanduskriisiga juba nii pingulaetud, et võidakse näiteks maksma hakata selle eest, et keegi nii-öelda valel ajal kõndi üles annab kui haiguse levitajaga. Seda võivad nad näiteks teha. See on puhas stalinism, trotskism, aga tegemist on ikkagi puhtalt ju sama koolkonna inimestega, kes sellegi välja andsid. Kindlasti tuleb ka nälg hinnatõusu tõttu. Nii et nälg, pimeda külmus ja tegelikult ühiskond muudetakse sisulise koonduslaagriks, mis on iga globalisti, marksistid ja trotskisti unistus. Kogu ühiskond muuta orwellilikuks koonduslaagriks, kus iga liigutusest, mis on nende arvates vale, võib pea maha võtta. Sellega külvab hirmu, pikas perspektiivis toodab hirmunud inimesi, kes ei julge oma probleeme esile tulla, kes luputavad alkoholi ja narkootikumitesse. Sest tegelikult praegu ühiskonnas toimub on pikk stalinismi järellainetus lihtsalt. Inimesed ei julge oma probleemidest rääkida, uputades selle kuskile. Ja siin tahetakse siis teha põhimõtteliselt duubel 2. Nii et on saabumas tõenäoliselt absoluutse ühiskonna, kontrolliühiskonna ajastu. Kõige absurdsem asi oli see, et paarisnumbritega autod võivad sõita siis, ei või sõita paaritutel päevad. Muide, see on tüüpiline autistliku spektri häire lausa. See on klassikaline autismi häire. Olen mõned kuud töötanud ka autistidega, tegelikult ütlen otse välja. Seal oli ka see, et kui sa andsid vale värvi või talle midagi ei meeldinud, tuli ta sulle kallale. Ja tõenäoliselt kasutatakse siis seda meetodit ka siin. Kahtlustan, et vaktsiinid on kindlasti võimendanud autistliku spektri häiret, tõstnud üles psüühikahäired, inimesed agressiivsemaks muutunud ja rumalamaks. Nüüd siis toimub see veelgi rohkem. Nüüd me oleme jõudnud siis selle faasini, kus kehtestatakse see 6 aastat hiljem, mille siis mõned seltsimed vastu astusid. Muidugi on ka selge, et see kõik ei lähe neil nii nagu planeeritud. Need kallid kaasteelised, kaitsku teid Jumal ja olgu Jumal teiega. Aamen.